surmava taudi alistamine sõltub teadlasest ja keegi neile selle aitäh ei ütle. Vaktsineeri juba täna. Vaktsineerima peab. Kuula teadusnõu. Tervist, Eesti inimesed! Juhei! Tere! No, meie oleme siin juba vahepeal raketiga kosmoses ära käinud vaatamas seda maakera kumerust ja kukkusime siis ka selle otsikuga alla tagasi. Tagurpidi. Jah, õiget pidi. No nii nagu koonus ikka kukub. Ja siis tuleb tagasi. Siin on ikka samad mured käivad, et ma mõtlen ka, et millega inimesed üldse tegelevad. No ikka surmav taud, et kui meie teadlastena oleme palju ära teinud tõesti seda vahepealse aja jooksul, siis teised inimesed pole ikka veel õppinud reegleid järgima. Jah, ma ütleks, et nad pole midagi teinud selle aja jooksul. Kõik on sama. Ei tea, jah. Ma siin vaatan, kõik terve linn on neid valimisplakateid ka täis ja hirmus lubamine käib, et küll teeme seda ja küll teeme teist, aga praktiliselt mitte ühtegi asja pole seoses sellega, et kuidas alistada surmav taud, mis on kõige suurem probleem üldse ju meil praegu. Keegi ju juhtis sellele ikkagi tähelepanu. No keegi küll, aga lihtsalt Paul-Erik, mul üks sõber. Paul-Erik Niiles. Jah. Lihtsalt sooviks toonitada lihtsalt veel kord seda, et mis mõttega me ehitame juurde neid jalgrattateid või uusi lõbustusasutusi, kui surmav taud ühel hetkel ju selleks ajaks kõik maha niidab. Ja või kui on vaja nagu iga selle atraktsiooni ümbruses, siis hakata reguleerima. Valvama seda, jah, et ilma tõendita inimesed sinna kasutama ei läheks seda. No tõsi küll, see võib ju mingil määral nagu üksikud töökohad juurde luua, aga tuhandeid, ma arvan isegi. Siiski passikontrollijad, see on kõik üks suur töö. Lisaks kõik ettevõtted peavad desoainet sinna siis muretsema. Mingit head logistikat on vaja. Jah, et lühidalt ma arvan, et see ei ole ikkagi õige suund Eestile. Me vajame ikkagi kedagi, kes omavalitsusse, kes siis lõpuks ometi suudaks keskenduda ühele probleemile. Ja ei ole siin mingit spordirajati. Korralikult ära lihtsalt ühe korraga. Võtame Nõmme taas vabaks. No, mis asja see tähendab? Aga mis su see sõber siis lubas? Ikkagi nende eitajad elu keeruliseks muuta, et see on ju praegu primaarne, kuidas me muidu tavalise elu juurde tagasi saame. Saad sa mõne näite ka tuua, on sul meeles äkki mõni täpsem detail? No ma tean, et tal oli seal punktides välja toodud, et 3. punktis ütles, et kui inimene ise ikkagi surmava taudi peaks saama, siis haiglas tema sidruniteed kinni ei maksta. Kui ta on vaktsineerimata surmava taudi vastu, loomulikult. Aga kui sa vaktsineeritud, sa pead nagunii selle ju kergemini läbi, eks? Poole vähem peab maksma. Poole vähem sidruniteed. Siis saad nagu tasuta sidrunitee sinna kõrvale, lõipõdemise kõrvale. No samas, kas me räägime ikka sellest sinu sõbrast, sellest Paul-Eerikust? Paul-Erik Niiles, jah. Okei. No samas mina ei võta tema lubadusi eriti tõsiselt, kuna üks tema sugulane siin alles hiljuti andis ka valeütlusi politseile, seega ei ole väga usaldusväärne. No jaa, aga me oleme ikkagi Eestis, kes see teine veel siin taudi vastu võitleb. Me ei saa valida lihtsalt nagu et kui mõnes perekonnas või sama nimega inimestel on natuke tume taust, mis teha inimesed õpivad. Et praegu me oleme lihtsalt sellises olukorras, me oleme juba paar aastat võidelnud taudiga ja lõppu ei ole näha. Mulle lihtsalt tundub, et kui meil on kas või omavalitsuse tasandil keegi, kes siis õigete väärtuste eest seisab, siis võivad asjad minna paremuse poole. Ma ei tea, ma tahtsin öelda, et te võib-olla ei tea, aga mina kandideerin ka Tallinna linnas. Saad ennast valida siis ühe sõnaga? Ma valin kindlasti ennast. Kas te olete üldse siis valimas käinud juba? Mina veel ei ole. Ma ei tea, jah. See on päris hea üllatus, et siin saab teadlaseid valida. Nagu mulle tundub, et muidu need kõik, keda valida saab, on soolapuhujad. Soolapuhujad, nad ei pööra kõige hullemale, kõige olulisemale probleemile üldse mitte mingit tähelepanu. See ajab mind närvi. Minu üks valimislubadus ongi, et mina keskendun ainult taudile. Üldse ajab mind tegelikult närvi, et neid inimesi ei terroriseerita ja ahistata piisavalt. Jah, ma olen ka siin ikka paar päeva järjest poes näinud, et
lähen poodi, ise panen muidugi maski ette ja siis tuleb mingi teine inimene, kes ei pane ja lihtsalt läheb. Ja turvamees ei ütle mitte midagi, kaaspoodlejad ei ütle mitte midagi ja seda inimest ei ahistata üldse, kes siis lihtsalt eirab neid reegleid. Ei, no see on üks asi, aga... Käsi rusikasse sihukese asja peale. No need on jah siuksed pahatahtlikud inimesed, aga no ma olen natuke võib-olla isegi räigemat pilti näinud, kui kaks tüüpi saavad kokku ja siis enne, kui nagu üksteisele kätt annavad, sülitavad pihku nagu. No kui see ei ole nüüd sihilik surmava taudi levitamine, siis ma ei tea, mis on. Ei no, kui nad ühel hetkel ise palavikus ja käes on, eks nad siis teavad nagu, mida tähendab naljatamine siin selle. Tähendab siduruni need nende jaoks. Või kui nende vanaema ära suleb. Jah, 95-aastaselt. Aga kas meil Eestis siis on üleüldse nagu piisavalt palju eksperte või spetsialiste, kes oskaks nagu kuidagimoodi taltsutada seda allumatut inimmassi, mis meil siin ringi loivab mööda? Muidugi ei ole ja nagu siis kuulda on, siis mingid inimesed isegi kavatsevad pärast valimisi koguneda, siis ei tea küll miks, aga siis Vabaduse väljakul. Neil ei sobi midagi. Et selgelt on ikkagi näha, et Eesti taudiekspertide ja sõnakuulamise ekspertide töö ei ole olnud piisav ning peaks kas siis ma ei tea, praegult on see düstoopia siin ikkagi liigub selles suunas, et võib-olla ongi meil vaja ainult ühte inimest, kes ütleb, kuidas me midagi teeme, et... Jah, puldist. Puldist lihtsalt tõstab parema käe üles ja läheb. Viipab. Mars vagunisse. No jah, aga need inimesed, kes kavatsevad koguneda sinna, nad on ju täiesti kontrollimatud, et... mida me nende kätte saaks võtta siis või? No... Sest et sealt võib tulla potentsiaalne uus kolle. Ja praegult on haiglad täis juba. No matemaatika ütleb ju, et jah, et põhimõtteliselt kui samas vaimus asi jätkub, siis novembri keskel on juba Eestimaa on jälle tühina. Ainult põdrad on alles siin võib-olla. No tuleb lihtsalt ära vaktsineerida. See oleks lihtne, aga nagu kuna on näha on, et see ei jõua kohale, lihtsalt ma vaatasin just Delfist alles nagu, et 57% inimesi on alles nagu kaitstud surmava taudi vastu. Alles. Ja, või noh, vähemalt põevad kergemini läbi. 57%, no jah, sellest me räägimegi kogu see ülejäänud kari, nagu ma ei tea, kus kohast need pärit on. Kas need tuleks äkki saata kuhugile õppima nagu rohkem, kuidas paremini sõna kuulata? Ma ei tea, ilmselt Aasia riikidesse, seal töötab ju kõik nagu keelavärk. Jah, seal on ammu taud seljatatud juba. Pidu käib ja suured basseinipeod. Kuskil Hiina näiteks. Jah. Põhja-Koreasse. Wuhanis on juba selline ammu juba tegelikult. Sealt saadi juba praktiliselt 2 nädalaga asi kontrolli alla, nii nagu meil siingi plaanis oli. Meil on aru saada, meil on ju täitsa nagu, meil on uhuud veits ümberringi siin vandenõuteoreetikud. Aga me ei saa ju ise ka kõiki eitajaid riigist välja saata, see oleks lihtsalt meie liiga suur kulu, et mis me siis ostame selle, et meil enam lihtsalt ei ole eitajaid riigis saada. Ostame hästi palju lennukeid. Ole Eesti number 1 eitajate vaba riik, kuigi meil on siin väga pikk tee minna, mulle tundub, et siin mujal on nagu Iisrael ja seal on Island ja need on praegu head näited, kuidas nagu kuulatakse sõna nagu, et peremees ütleb, vaat nüüd on süstimise aeg nagu ja kõik on juba marss rivis nagu järjekorras ukse taga ja ootavad, millal saab täita käsku. Aga siin 57% ja kaua aega meil juba on vaktsiinid saadaval olnud. Ma ilma kuradi pikka aeg juba. Aga ikkagi kõikide välja lennutamine Eestis on minu arust liiga suur kulu. On küll jah, see on väga suur kulu. No mis see... Aga lihtsam lahendus võib-olla oleks tuua mingid muud truupsid siia sisse. Mingid muud eksperdid ütlema meile, kuidas see käib. Merekonteineritega ma mõtlen, et võiks saata ju tegelikult. Ka, kui on vaja, kui siia mitte tahta ilusid. No kas see peab olema just Hiina? Meil on ju siin idas sõbralik naaberriik, võiks ju ka samamoodi ju tulla ja panna meid sõna kuulama. Õpetada lihtsalt, kuidas me peaks, no see ülejäänud see 43% inimesi. Kuidas nemad sõna saaks kuulama? 57% on korras. Nemad on nagu, nendest on isegi osad õues maskiga.
väga eeskujulikud. No ma ei tea, sina oled seal Põhja-Koreas käinud nagu rääkimas bossidega, et mis, kui palju neil aega on, et sellise asjaga tegeleda? No neil on praegu taudivaba aeg, et kõik on juba korras, nagu sa enne mainisid. Nad oleksid valmis tulema küll. Ja aga miks peaksid nad meiesugust riiki aitama oma teadmistega? See on hea küsimus. Miks peaksid? Ei tea, jah. Muidu nad ei ole meist võib-olla isegi sõjaliselt ülene. Äkki me peaksime neile midagi pakkuma? Raha? Meil ei ole raha niikuinii. Meil on siin eelarve. Eesti midagi, mis on meie Eesti. No kui... Võimu meie üle. Ei, see on ju neil niikuinii, kui nad tulevad selles mõttes, et see eesmärk ju ongi, et... No ajutiselt. Ajutiselt. Ja see on 2 nädalat ainult. Lasemegi lihtsalt Eesti riiki juhtida nagu seal Põhja-Korea või Hiina mingitel peremeestel. 2 nädalat, jah. 2 nädalat vaatame, kuidas asi nagu on. Kas 57% muutub drastiliselt ka või ei muutu? Mulle tundub, et muidu see on lihtsalt igavene nagu see taudiga võitlus siin Eestis. Ja teeme siis nüüd reeglid veel hullemaks. Minge kõik kindlasti valima. No minge muidugi valima. No tähendab, kui sa ei vali, siis valitakse sind taudi poolt. Peabki sundima inimesi vaktsineerima.